Siis tere päevast, siis veel kord alustame siis tänast koolitust. Juba päris mitu minutit on läinud, ehk siis minu nimi on Reemo Voltri, olen Eesti Haridustöötajate Liidu ehk EHL juhatuse esimees, nagu teist võib-olla mõni juba teab. Ja millest ma siis esimeses osas räägin siis õpetajate organisatsioonide maastikust natukene, mis asi on ametiühing ja mis on selle olemus ja milline on see EHL-i struktuur ja millega siis EHL erinevatel tasanditel tegeleb. Eestis räägivad õpetajate nimel päris mitmed erinevad organisatsioonid. Meil on siis erialaliitude ühendus, mis on siis õpetajate ühenduste koostöökoda, mis on suhteliselt tegus organisatsioon ja tema siis koondab just aineliite ja tema eesmärk, nagu ma olen aru saanud, on just aineliitude vahelise koostöö parandamine ja arendamine. Siis on Eesti Lasteaednike Liit, mis on nii õpetajate, aga pigem võiks öelda ka lasteaiajuhtide ühendus. Oleme nendega suurendamas koostööd. Siis on Eesti Õpetajate Liit, mis on ilmselt Eesti kõige väiksem haridussektori organisatsioon, kus on umbes 20 liiget. Iga natukese aja tagant on neil siis kustutamishoiatus ja nemad on siis väga kõlava nimega Eesti Õpetajate Liit, aga nende põhiline funktsioon on praegu siis see, et nemad on siis Eestis kutseandjaks, et kellel ei ole kutset ülikoolist saadud, et siis nemad siis koordineerivad seda kutse andmise poolt. Et on koordineerivaks organisatsiooniks. Siis on ametiühingud, on siis meie ehk Eesti Haridustöötajate Liit, meist ma räägin kohe täpsemalt, on siis õpetajate ametiühing või õigemini nende liit ja siis on veel Eesti Ametiühingute Keskliit, kuhu siis koonduvad kõikide erinevate erialade ametiühingud ja seal on siis ka 2 väikest õpetajate organisatsiooni, mis erinevatel põhjustel on EHL-ist kunagi ära läinud ja siis leidnud, et Ametiühingute Keskliit on see koht, kus siis võiks olla ja see on siis Tartu linna organisatsioon ja Narva linna organisatsioon. Seega nad ei kuulu EHL-i, ei panusta mitte kuidagi üleriigilisse õpetajate seismisesse. Väiksel määral siis kohalikul tasandil nad oma liikmete eest seisavad. Kindlasti ettekande te saate tagant järgi, et seega siis väga palju ülestäheldusi ei ole vaja teha. Lühidalt siis Eesti Haridustöötajate Liit on konkurentsitult kindlasti suurim haridusvaldkonna töötajaid, sealhulgas siis õpetajaid ühendav organisatsioon. Nagu öeldud, oleme suurim üle 6300 liikme ja oleme siis ka geograafiliselt esindatud igas Eestimaa linnas, kõigis valdades. Seega siis kindlasti esinduslikem organisatsioon sektoris. Meil kuuluvad, Eesti Haridustöötajate Liitu kuuluvad siis nii alushariduse töötajad, üldharidussektoris töötavad inimesed kui kutseharidussektoris töötavad inimesed. Ja ei ole vahet, mis ametit keegi selles oma asutuses peab, et kõik, kes selles haridusasutuses töötavad ja tegelikult on ka huviharidust on meil ka. Paraku on küll huviharidust vähe, aga me loodame, soovime, et see siiski suureneks, et meil edaspidi oleks ka huviharidust veel rohkem, et me tõesti kataksime kõik selle sektori ära. Praeguseni ei ole meie seas kõrghariduse esindatust. Kas see tulevikus muutub? Et me praegu oleme 31 aastaga peaaegu siis just ikkagi selles sektoris toimetanud. Millega EHL tegeleb? Eelkõige eriti riiklikul tasandil töötasuga, aga siis ka kohalikul tasandil, siis seadusandluses
küsitakse erinevatel seaduste ja määruste väljatöötamisel õpetajate arvamust, siis kindlasti ka meie oleme seal nii oma siis nõuga ja jõuga abis ja siis ka küsime sisendit ka oma liikmete käest, siis tööaeg ja selle reguleerimine on kindlasti üks oluline punkt. Puhkus ja selle regulatsioon ja muud sotsiaalsed tagatised, millest me ka edaspidi natuke räägime. Ja siis ka õpetaja amet ja professionaalsus, et kuidas seda siis arendada. Põhikirja järgi oleme siis mitte ametiühing, vaid ametiühing. Ja nüüd siis lühidalt räägin ka, et mis asi see ametiühing siis on. Ehk siis ametiühingu seadus ütleb, et ametiühing on siis iseseisev, omaalgatuslik ja vabatahtlik isikute ühendus, mille eesmärgiks on töötajate töö, teenistuse, kutsealaste, majanduslike ning sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine ning kaitsmine. Põhiseaduse järgi võib siis iga isik vabalt ilma eelneva loata kuuluda erinevatesse organisatsioonidesse, sealhulgas siis ka ametiühingutesse. See on üks põhiõiguseid inimesel ja seega mitte keegi ei saa inimest, töötajat keelata ega ka sundida. Ei saa ametiühinguga liitumas või ametiühingut loota. Tegelikult ei ole ka meil siis kellelegi õigus ka sundida kedagi sellesse organisatsiooni astuma, kuigi me saame veenda, me saame tutvustada selle organisatsiooni eeliseid, aga see on jah, siis üks põhiõigustest on siis kuulumisõigus. Siis samuti ei saa mitte keegi meile ametiühingule siis ette kirjutada, kuidas me peaksime oma organisatsiooni tööd korraldama, kes võiks või peaks seda organisatsiooni siis juhtima ükskõik millisel tasandil, kas EHL-i tasandil, piirkondlikul tasandil või siis ka teie osakonna tasandil. Ehk osakonnaks me nimetame siis seda haridusasutuse ametiühingut, seda me nimetame osakonnaks. Et ka seda ei saa keegi isegi mitte soovitada, et juhtkond ütleb teile, et no meie meelest võiks küll ametiühingu juhiks olla Peeter või Pille. Et see ei ole kindlasti see, et see on ikkagi väga selgelt ametiühingu liikmete enda otsus. Siis ametiühing, millega tegeleb siis kollektiivlepingu seaduse järgi, on siis kollektiivsetes töösuhetes ametiühingul õigus esindada ja kaitsta siis töötajate õigusi ja huve. Ja kui asutuses on ametiühing, siis tegelikult esmane eelisõigus või õigem oleks öelda ainuõigus siis kollektiivsetes töösuhetes üldse kaasa rääkida ongi ametiühing. Ei saa olla sellist situatsiooni, et kui on asutuse ametiühing, siis asutuse juht või juhtkond arvab, et nad hakkavad kellegi teisega seal läbi rääkima, et siis eelisõigus ja ainuõigus seda läbi viia on tegelikult siis ametiühingul. Ja siis tegelikult on ka teiste mitteametiühingu liikmete nimel läbi rääkida ja nende õigusi või siis ka esindada. Siis kui me räägime individuaalsetest töösuhetest, siis sellisel juhul peab nüüd küll ametiühing saab otseselt rääkida kellegi huvide eest individuaaltasandil siis, kui see inimene seda ametiühingut või siis ametiühingu usaldusisikut selleks volitab. Mis tavaliselt ikkagi ka toimub, et kui väga soovitatav, et kui ikkagi ka te oma üksikisikuna keegi hakkab oma lepingu läbirääkimisi pidama või siis ka teise poole initsiatiivis ja tehakse, et siis kaasata sellesse ka usaldusisik ja siis teda vastavalt siis volitada või kaasvolitada, et ta saaks nii-öelda kaasa rääkida ja olla nõuandjaks. Siis üks asi veel, et tööandja või töötajal on siis alati õigus, nagu ma juba enne ütlesin, kuuluda ametiühingusse ja siis ta ei pea tegelikult kuuluma oma asutuse ametiühingusse, et on õigus kuuluda ka mõne teise asutuse ametiühingusse, mida ma väga küll ei soovita,
ma soovitan seda sellisel juhul, kui oma asutuses üldse ei oleks ametiühingut, aga ikka tahad ametiühingusse kuuluda ja veel ei ole seda enese siis teadlikkust või julgust või pealehakkamist, et kohe oma asutuses ametiühing teha, et siis võib kuuluda ka teise asutuse ametiühingusse. Aga kui ikkagi kui juba neid inimesi, kes saavad asjadest aru ja mõistavad ametiühingu vajalikkust, on asutuses rohkem, siis ikkagi on mõistlik teha seda oma asutuses, sest teise asutuse ametiühingul on ikkagi natuke keeruline siis selle teise asutuse või siis muresid ja probleeme lahendada, kui neid on. Siis töötaja ja tööotsija õigusi ei tohi piirata selle tõttu, et inimene kuulub ametiühingusse. Ja siis, või et ta on näiteks ametiühingu esindaja ehk usaldusisik või muud moodi siis ametiühinguse tegevuse tõttu ei tohi inimest siis represseerida. Mis see tähendab? Ehk siis, mida tähendab seda, et õiguste piiramist, mida mõistetakse õiguste piiramise all siis? Näiteks, ehk siis ei tohi töötajat siis tööle mitte lubada selle tõttu, et ta on ametiühingu liige või et tema tööleping öeldakse üles põhjendusega, et ta kuulub ametiühingusse. Täiesti õigustühi. Siis, et osa töötajate töötingimusi halvendatakse seetõttu, et ta on ametiühingu liige. No näiteks, et hakatakse ametiühingu liikmetelt eriti tähelepanuga nõudma kõiki siis kehtestatud reegleid, mis seal asutuses on ja rohkemgi veel, nõutakse ametiühingu liikmetelt, aga teistelt mitteliikmetelt seda ei nõuta, siis tegelikult see on juba ametiühingusse kuulumise tõttu siis inimese õiguste piiramine ja see on tegelikult ebaseaduslik ja see on tööandjastatav. Siis töötasu ei tohi, palka ega lisatasu ei tohi vähendada ega mitte maksta selle tõttu, et inimene kuulub ametiühingusse. Distsiplinaarkaristusi ei tohi määrata selle tõttu, et ta kuulub ametiühingusse või ta tegutseb ametiühingu esindajana ehk siis usaldusisikuna, teeb midagi siis selle tõttu. Ei saa talle distsiplinaarkaristust määrata, et ikkagi distsiplinaarkaristusi või siis tähelepanu juhtimisi saab olla siis tema tööülesanne. See on tema põhitöö, kas siis õpetaja näiteks või mis iganes ametit keegi peab, ütleme, et tema ei tee oma tööd korralikult, aga kui ta siis selle tõttu, et ta siis oma usaldusisiku tööd teeb, selle tõttu ei saa ta karistada. Ei tohi ka ähvardada, et kui sa nüüd oma ametiühingust välja ei astu, et siis ma lõpetan su töölepingu üles või siis võtan sult, ma ei tea, näiteks panen teie rühma väiksematesse ruumidesse või võtan aineõpetajalt kabineti ära näiteks, et hakkad sina erinevate kabinetide vahel jooksma, kui sa nüüd ametiühingus ka liitud või et kui sa sealt ära ei tule näiteks, sellised või ükskõik milline ebavõrdne kohtlemine, mis tuleneb sellest, et siis need, kes kuuluvad ametiühingusse, et neid koheldakse halvemini kui mitteliikmeid, siis see kõik on tegelikult inimese õiguste piiramine ametiühingu tegevuse tõttu ja see on kõik ebaseaduslik. Vastupidi, ei ole. Ehk siis ebavõrdseks kohtlemiseks ei loeta seda, kui eeliseid antakse ametiühingusse kuulumise tõttu või töötajate esindamise tõttu. Ehk siis ametiühingu liikmetele võib anda lisapuhkepäevi, ma ei tea, lühendatud tööaega tekitada neile ja nii edasi. Kõike välja arvatud
suuremat töötasu. Kõike muud võib siis ametiühingu liikmetele eeliseid teha ja see ei ole ebavõrdne kohtlemine. Nii, siis Eesti Haridustöötajate Liit, meie struktuur on siis, nagu ma ütlesin, me oleme siis Haridustöötajate Ametiühingute Liit. Juhtimine käib siis, et kõige kõrgem organ on meil üldkoosolek, mis koguneb siis 4 aasta tagant, sellel aastal siis 28. mail. Siis üldkoosolekute vahelisel ajal juhib organisatsiooni volikogu, mis koguneb vähemalt 2, tavaliselt 3 korda aastas, kuhu kuuluvad siis igast piirkondlikust organisatsioonist 1 ja Tallinnast siis 2, kuna Tallinn on nii suur organisatsioon. Siis volikogude vahelisel ajal organisatsiooni juhib juhatus, mis on 7-liikmeline ja siis päris igapäeva tööd teeb siis meil kontor, mis siis sellist igapäevast asjaajamist teeb. Kontorisse kuuluvad siis järgmised isikud: Reemo Voltri juhatuse esimehena, Aleksandr Tiidemann siis esimehe asetäitja ja antud juhul ka tegevjuht, siis Külli Grönström, meie jurist, Elis Kallen on meie juhi abi ja välissekretär ühes isikus ja lisaks siis Eldi Ruiso, kes on siis meie kommunikatsioonispetsialist. Ja ongi kõik, ehk siis kogu meie organisatsiooni nii-öelda Eesti tasandi kontori ongi täpselt nii suur ja me peame kõigi nende meie organisatsiooni ees seisvate siis ülesannetega toime tulema. No praeguse suuruse juures võiks öelda, et enam-vähem tuleme ka, kuna me oleme kasvamas ja loodetavasti teie abiga aina rohkem ja rohkem, siis mingi hetk loomulikult me peame vaatama üle, kas meie jõudlus on piisav, et kõiki teie ja meie liikmete ootusi piisavalt täita. Meie struktuur on siis selline, et Eesti Haridustöötajate Liit on siis katusorganisatsioon, kuhu kuulub 17 liikmesorganisatsiooni, 15 maakonda pluss Tallinn pluss Kohtla-Järve ajaloolistelt jäänud niimoodi. Siis liikmesorganisatsioon koosneb siis osakondadest ehk siis kooli, lasteaia, kutsekooli või huvikooli osakond ja kõige tähtsam osa on siis töötaja, kes üksik liige, kes sellesse organisatsiooni siis osakonda kuulub läbi osakonna liikmesorganisatsiooni ja läbi liikmesorganisatsioonis EHL. EHL-i tasand siis, ehk siis riiklik tasand, seda siis EHL-i, võiks öelda, siis juhib EHL-i juhatuse esimees läbi siis ühe juhatuse, volikogu, üldkoosoleku, aga igapäevaselt võiks siis niimoodi seda vaadata. Katusorganisatsioon, mille alla kuulub siis 17 liikmesorganisatsiooni ja EHL-i ülesanded on siis riiklikud töötasu läbirääkimised valitsusega, mida juba PGS-i ehk siis põhikooli ja gümnaasiumi seadus ette näeb. Järgmise aasta palgaläbirääkimisteks kutse saatsime valitsusele ära. Siis seadusloomes kaasarääkimine. Praegusel hetkel just on PGS-i muudatus tulenevalt koroonast käsil, siis on alushariduse seaduse muudatuste kooskõlastamine ja siis kinnitamine, siis haridustöötajate arvamuse esindamine, eelkõige üleriigilises meedias, siis haridustöötajate esindamine erinevates üleriigilistes komisjonides ja töögruppides, mis ta siis kas Harno juures luuakse, ministeeriumi juures luuakse või siis veel mingid, nagu siin oli valitsus, eelmistel aastatel oli meil ju siis selle Eesti 2035 arengukavade loomine, siis rahvusvaheline suhtlus, ehk me oleme ju läbi siis Euroopa Õpetajate Ametiühingu Liidu, oleme siis ka Maailma Õpetajate Ametiühingu organisatsiooni liikmed, kuhu kuulub siis üle 32 miljoni õpetaja. Siis loodame, et tulevikus saame ka üleriigiliste kollektiivlepingute sõlmimiseni ja siis see on kindlasti EHL-i üks prioriteete. Kindlasti oluline osa on ka juriidilisel nõustamisel, nõustame siis liikmesorganisatsioone
ja osakondi, aga ka üksik siis liikmeid nende juriidiliste tööalaste probleemide korral. Ja siis korraldame koolitusi eelkõige liikmesorganisatsioonide juhtidele, aga ka usaldusisikutele. Keda meil on ikkagi üle 400. Ja siis kokkuvõttes kogu selle organisatsiooni juhtimine ja majandamine on siis see FHL-i tasand. Järgmiseks tasandiks on siis liikmesorganisatsioonid, mida siis iga liikmesorganisatsiooni juhib maakonna või linnaliidu juht. Meil on siis 17 organisatsiooni, mis kõik on iseseisvad juriidilised isikud. Ja iga liikmesorganisatsioon koosneb siis omakorda osakondadest, olenevalt siis liikmesorganisatsiooni suurusest, kas kõige väiksemas on äkki 12 osakonda, kõige suuremas on vist 100 osakonda umbes, nii et meie liikmesorganisatsioonid on väga erineva suurusega. Siis millised on liikmesorganisatsiooni ülesanded? On siis piirkondlikul tasandil, ehk siis KOV tähendab kohalikku omavalitsust, et mul ilmselt võib-olla tekstis kuskil tuleb veel, seda teate, on siis kohalikul tasandil, ideaalis võiks see olla, et kohalikul tasandil kollektiivlepingute sõlmimine, mille osas kindlasti loodame järgnevatel aastatel aidata ka teil nii-öelda edasi minna. Siis koolitused kohalikul tasandil ehk siis nii osakondade juhtidele ehk usaldusisikutele kui ka kõigile liikmetele koolituste korraldamine. Siis otsene abi ja tugi kogu osakonnale ja usaldusisikule peaks siis eelkõige tulema liikmesorganisatsioonilt ja selle juhtkonnalt. Ja loomulikult siis kogu selle piirkondliku organisatsiooni juhtimine ja esindamine ka piirkondlikul tasandil ja siis kohalike omavalitsustega. Osakonda juhib siis usaldusisik koos oma juhatusega, kui teil vähegi suurem osakond on, ehk siis 10+ liiget juba, siis me soovitaksime ikkagi, et sellel võiks olla mitte ainult usaldusisik, vaid ka 1-2 inimest juures, kellega te moodustaksite selle osakonna juhatuse, kellega on operatiivselt võimalik mõnda küsimust küsida ja kas või kui te läbirääkimistele lähete, ütleme juhtkonnaga kollektiivlepingu sõlmimiseks või nii edasi, et siis on palju lihtsam, mugavam, mõnusam, kui ikkagi on mitu inimest, mitte sa ei ole üksi. Osakonna liikmeteks on siis konkreetsed töötajad, ja siis see osakonnad saavad siis moodustada lasteaias, põhikoolis, gümnaasiumis, kutsekoolis, huvihariduses. Ja mis on siis osakonna ülesanded? Kollektiivlepingud asutuse tasandil, et just selles konkreetses haridusasutuses töökorraldus ja selle erisused konkreetsemalt kokku leppida, töö tasustamise mingid eripunktid, tööaja arvestamine, erinevad kokkulepped ja nii edasi. Siis töötajate otsene toetamine ja aitamine, ehk siis kuidas konkreetselt mõnel inimesel on mingeid muresid, probleeme, siis just usaldusisik on see, kelle poole võiks töötaja esmalt pöörduda ja siis eriti seda konteksti teades on usaldusisik kindlasti kõige kiirem ja kohati ka antud kontekstis ilmselt kõige pädevam esialgne abi ja toe saamine. Alati ei olegi vaja mingeid eriti väga suuri juriidilisi teadmisi, mida täna te siiski saate ikka, aga just inimese ärakuulamine ja toetamine tema mingitel hetkedel, kus ta vaja on ka kindlasti usaldusisiku ülesanne soov. Nii, siis ka korraldada oma asutuse tasandil koolitusi oma liikmetele ja mis veel, ka ühisüritused on ka tegelikult selle meeskonna tunde loomiseks ja ametiühingu jaoks olulised aspektid. Kuna me nüüd alustasime mõni minut hiljem, siis ma vist kuritarvitan nüüd natukene üliaega, aga ma ei tee seda väga pikalt. Need on siis see, mis osakond võiks teha. Miks töötaja siis võiks kuuluda ametiühingusse, on see, et ta on kaitstud, kasutab paremaid tingimusi, mille osas on suudetud organisatsiooni erinevatel tasanditel kokkuleppele jõuda, töötingimused, palgatingimused, puhkuse tingimused, mingid muud garantiid, saab juriidilist abi kindlasti, mis on väga oluline aspekt ja aina olulisemaks läheb juriidilise abi saamine, saab erinevaid koolitusi ja saab maksta liikmemaksu, mis on 1% töötasust.
mis veel saaks ilusam olla kui liikmemaksu maksmine. Aga siis milleks see liikmemaks kulub? No üldiselt, mitte üldiselt, vaid meie, põhimõtteliselt võiks jällegi üle maailma on enam suhteliselt sihuke rusikareegel, et ametiühingu liikmemaks on 1% töötasust. Väiksem ei ole praktiliselt vist kuskil, suurem küll on, Soomes vist on seal on natuke teine süsteem, aga kuskil 1,2%. Eestis ka mõnes ametiühingus on nõksa suurem kui 1. Nii et 1 ei ole ametiühingus suur, pigem sihuke normaalne. Nii, kuidas see jaguneb? Jaguneb siis selliselt, et 1/4 sellest tuleb siis riigi tasandil EHL-ile, enam-vähem 1/4. See on, ma ütlen, see rusikareegel selline, et kuidas kuskil läheb maakonnale, linnaliidule ja enam-vähem pool jääb siis ametiühingu osakonnale. On piirkondi, kus on nende 2 viimase osakaalud on, praktiliselt igal pool on mõni protsent siia-sinna erinevus, siis lihtsalt ka see maakonnaliit suudab tugevamini toimetada, suudab paremini oma liikmetele suunatud nii-öelda teenuseid pakkuda, koolitusi paremaid pakkuda ja paremini siis võib-olla oma liikmetes seista ja ka tegeleda siis uute liikmete siis kaasamisega paremini. Nii, ja mis siis me saame selle eest, kui me maksan ära siis oma töötasust, siin on võetud kooliõpetaja, ehk siis kui kooliõpetaja saab 1315 eurot palka, siis maksab iga kuu ära liikmemaksu 13,2 ümardatult. Ja mida ta selle eest siis peale selle kõige, mis ma rääkisin, nii-öelda rahaliselt siis tagasi saab, on Olerex siin meil soodustus, 4 senti, siis on meil Olerexi soodustus liitri hinnalt pluss siis teistelt teenustelt, nii et kui natukenegi ikkagi autot omada, siis 4 eurot kuus saab juba sealt soodustust, siis kõik EHL-i liikmed on õnnetusjuhtumite vastu kindlustatud. Kui sa võtaksid sellise kindlustuse, mis meie oma liikmetele oleme pakkunud, ise läheksid kindlustusfirmasse ja küsiksid sellist kindlustust, siis sa maksaksid peaaegu 60 eurot selle kindlustuse eest. Seega võime öelda, et 6,470 saan kindlustust. Kõik meie liikmed saavad ITIK-kaardi liikmemaksu sees. Siis pereoptikast saame me 25% soodustust. Kellel prillid on, siis 3 aasta jooksul ikka üldjuhul mingi 100-150 eurose, kuigi nii odavalt on raske midagi saada, aga sa teed selle ostu ikka mingi, nii et vähemalt euro kuus võiks arvestada selle peale. Siis spordiõpetaja on sportlik inimene või vähemalt oma tervisest hoolitsev inimene, saab siis spordiklubides soodustust. Enamustes linnades on MyFitness, kus ei ole, seal oleme teinud mõne teise spordiklubiga siis kokkuleppe või kui ei ole seda kokkulepet teie linnas veel, siis tehke ettepanek, räägime läbi ja siiani on alati õnnestunud siis ka mingi kokkuleppe saada. MyFitnessist on vähemalt 11 eurot kuu soodustus meil. Siis mõningates asutustes on ikka mingid ametiühingud, siis need mingid ühisüritused, millele siis kulub väike raha ikka, siis õpetaja vajab kontoritarbeid, meil on kontoritarvete ketiga Sablot ehk siis Knopka vana nimega kokkuleppe, seal saame 25% soodustust. Siis on erinevate spa-hotellidega nagu Tallinnas Meriton, Viimsis kohe tuleb leping, siis Kubiaga on meil lepingud ja sealt saab soodustust. Seega siis kokkuvõttes, kui maksad 13,2 eurot ära, on võimalik siis saada iga kuu 26 eurot ja peale soodustustega tagasi, nii et väga hea diil, paned 1 euro sisse, saad 2 eurot tagasi. Super luks, rääkimata sellest, et tänu sellele sa saad olla siis Eesti õpetajate esindusorganisatsiooni liige, juriidilist abi ja kõike seda, et see on kindlasti seda väärt, et olla siis EHL-i liige. Nii, aga sellega saigi minu see osa läbi, edasi on juba minu sotsiaaldialoogi osa, aga sellest räägin ma juba
pärastlõunal, seega ma lõpetan praegusel hetkel oma siis nii